No nii. Tere! Oih! Et kui me RIT-is ei töötaks, siis meil oleks advokaadibüroo Rais ja Rebane. Et meil on niimoodi jagatud see. Rais ja Rebane, palun. Võite tulla kliendiks. Aga räägime siis natuke kasutajasõbralikkusest ja turvalisusest, kuidas me seda oleme siis teinud. Võib-olla üks asi veel, mis enne öelda, et ei ole ainult siis need kaks aspekti, aga tegelikult mis see nagu laiem kasu ka on riigile. Et kui vaadata, kuidas riik toimib, siis küsisime Riigi Tugiteenuste Keskusest välja, et kui palju siis riigis nagu töötajaid on. Ja selgus, et pidevalt siis 7–10% on neid töökohti, mis on vabad. Ehk siis kui me täna konsolideerime ka töökohateenuseid, see tähendab seda, et me peame ostma vähem arvuteid, me peame ostma vähem litsentse, me peame hoidma vähem ladu ja nii edasi. Ehk siis need ei ole ainult mugavus ja turvalisus, mis sinna juurde käivad, seal on ka muid aspekte. Teiseks, üks oluline aspekt, mis me oleme näinud, et kui see viimane digiliigutamine oli ministeeriumite vahel ka, siis tegelikult see migreerimine ühest asutusest teise võttis RIT-i meeskonnal täpselt 2 tundi. Kes on varem liigutanud funktsioone asutuste vahel, siis see oli kuudepikkune agoonia, kus lepiti kokku, mida teha on vaja, milliseid andmeid keegi kuskilt peab tõstma, kas õigused on paigas, kuidas domeenid liiguvad nii edasi. Digiliigutus, nagu ma ütlesin, 2 tundi võttis tegelikult aega. Ressursid, kui te täna siin ka liigute, kes on RIT-i kliendid, siis tegelikult RIT-i wifi on ka siin olemas. Te ei pea mõtlema, kust te saate wifi't võtta, juba olete audenditud, võite kasutada. Järjest rohkem tekib koosolekuruume, mida ühiskasutatakse, on need Suur-Ameerikad, riigimajad igal pool. Tahate printida, te ei pea mõtlema, mis printeri juurde lähete, tegelikult kõik need RIT-i asukohad on üks ja sama printer, panete printima ja panete kaarti ja saate oma dokumendi kätte. Ehk siis see muutub järjest mugavamaks tegelikult kasutajale, mitte rohkem on meil ka kliente seal peal. Ja kasutuskogemus ka, et tegelikult hämmastavalt palju inimesi liigub asutuste vahel, kõik töötavad riigis, mõni on juba 5-6 riigiasutuses töötanud, teab seda valu, et iga kord, kui sa vahetad, saad uued töövahendid, kõike tehakse teistmoodi, pead jälle ära õppima. Tegelikult liigume ka sinna suunas, et need töövahendid oleks samasugused, et sa vahetad asutust, sa ei pea isegi võib-olla arvutit vahetama, logid lihtsalt teie kasutajaga sisse, vahendid on samad, sa jätkad oma tööd. Ehk siis meie teenus võimaldab seda tegelikult täna teha. Kui vaadata korra neid numbreid, siis tänaseks ATK2 teenusel on 59 asutust, järgmine nädal tuleb 60, saame jälle juubelit pidada. Ergo hommikul ütles 8000, tegelikult on juba 9000 täis ja see number jõudsalt kasvab. Pakume tuge 320 füüsilises asukohas. Ehk siis neid ka tuleb meil järjest juurde, kuigi väga põnevalt tõmmatakse vahepeal kokku, et kui Paide riigimaja loodi, siis tegelikult Paides jäi 8 asukohta vähemaks. Ehk siis see on ka pidevas muutumises. Meil on juba üle 200 koosolekuruumi, mis on siis mugavad selles mõttes, et lähed sinna, vajutad ühe nupuga Join Teams ja kõik toimib. Ei pea enam mõtlema, et kus sa leiad kaabli ja Cisco koosoleku ja nagu vanasti oli. Ehk siis see on kõik kasutajate jaoks mugavamaks tehtud. Saame päevas 200 000 e-kirja ja siin võib kohe sinna juurde öelda, et tegelikult 50% nendest e-kirjadest on siis pahatahtlikud, neid me ei luba teie postkasti, need me tõstame juba kõrvale jaos. Selleks, et seda teenust pakkuda, on meil umbes 400 serverit, statistika ja kokku 630 toetavat teenust, ehk siis tegelikult seal taustal see, kui te loete võib-olla e-maili, siis ainuks e-maili taga võib olla veel 10 erinevat teenust, mis seda toetab. Alates signatuuridest kuni varunduseni. Ja täna võtame vastu 10 000 pöördumist kuus, ehk siis IT-abi on meil üsna hõivatud. Loomulikult meie eesmärk on pöördumisi vähendada, aga see on ka migreerimiste ajal paratamatu, et pöördumisi on palju, et siis kui see asi stabiliseerub, siis läheb asi efektiivsemaks. Üks slaid, kuidas siis riigis tehakse ühistööd. Et kui me võtame näiteks meie enda ministeerium, Justiits- ja Digiministeerium, tema valitsemisalas on 3 vanglat. Vanglad Tallinn, Tartu, Viru, mis seal juhtub? Vangivalvurid liiguvad väga tihti omavahel.
vanglatel on ühised töövood, kuidas nad jagavad neid asju, ehk siis tegelikult nad tahavad teha ühises mullis tööd. Sinna kõrvale 8 kohust, kohtud samamoodi, tegelikult nad tahavad koos tööd teha, kohtunikud vahetavad pidevalt asutusi, nad jagavad kohtusaale, nad jagavad ühiseid infosüsteeme, jällegi nad teevad ühistööd seal. Siis meil on Andmekaitse Inspektsioon, Patendiamet, Konkurentsiamet töötavad ühes majas, tahavad kasutada samu ruume, neil on isegi ühised tugiteenused, jällegi ühistöö. Ja siis ministeerium tõmbab nad kõik kokku ühte mulli, et me tahame nüüd koos teha ühtses SharePointis, ühtses Teamsis, kõik, mis sinna juurde käib. Sama juhtub tegelikult Rahandusministeeriumis, nemad tahavad oma valitsemisalaga koostööd teha. Sotsiaalministeeriumis, MKM-is, seda võib laiendada põhimõtteliselt kõigi ministeeriumite peale. Aga mis sinna juurde hakkab siis tekkima on see, et õnnetust need 4 ministeeriumi on ka ühte majja pandud ja nad jagavad väga palju neid ressursse, ehk siis neil on samamoodi ühisosakond, kes tegelikult pakub neile kõiki tugiteenuseid, alates autodest kuni siis koosolekuruumideni. Nad kõik peavad olema ühismullis, et koostööd teha. Siis tekib sinna, et vahepeal tuleb mõte mõnel ministeril, et tõstame funktsioone ümber, tõstame mõned IT-majad ühest ministeeriumist teise või pool ministeeriumi ühest teise. Jällegi, meie peame olema samamoodi paindlikud, et seda võimaldada kõike ja et mullide vahel saaks ka liikuda. Siis õnnetud ETJA jäi ikkagi MKM-i alla, kuigi tal on väga oluline osa seal sidega. Nema peab saama Justiits- ja Digiministeeriumiga koostööd teha. Siis meil on Riigi Tugiteenuste Keskus, kes pakub juhuslikult 21 asutusele infopostkasti teenust, ehk nad käivad nende postkastis ja hõlmavad neid siis näiteks dokumendihaldusesse. Ja kõige keskel on Riigikantselei, kes ütleb, et mina pean saama kõigiga koostööd teha. Ehk siis see on see väljakutse tegelikult, mida me täna tagame. Need asutused, mis siin kõik on, välja arvatud nüüd RIA, on tegelikult täna meie ATK2 teenusel, ehk siis nende vahel on see koostöö võimaldatud. Aga nüüd ma annan võimaluse Kairile rääkida, kuidas tegelikult turvalisus käib. Aitäh! Ma vabandan ette, et ma võib-olla ma enam ei nakka, ma olin tõbine, aga natuke võib-olla räägin porgandi häälega, et siis pidage vastu. Kui me turvalisusest räägime, siis me peame arvestama sellega, et enamik ATK2 klientasutusi, neil on riigikaitse ülesanded. Mis siis tähendab teatud nõuded, mida me peame ka teenusest tagama. Tellija on Eesti riik, me ei tee igale asutusele erinevaid teenuseid. Enamik ATK klientasutusi on AIDS kaitste tarbega suur või väga suur, mis tähendab jälle, et on mingisugused miinimumnõuded, millest me ei saa allapoole minna. On asutusi, kus ATK2 töötleb NATO unclassified teavet. Ehk ka see seab meile mingisugused nõuded, millega tuleb selles teenuses arvestada. Hukukindlusest kogu tänane päev on sellele hästi tugevalt keskendunud. Meil on dubleerivad lahendused, erinevad komponendid on dubleeritud. Me tegeleme sellega, me arutame teiega koos seda, kuidas veel paremaks saada. Ja kui me räägime turvalisusest, siis kust me õpime on enda ja teiste intsidentidest või ka erinevatest siis õngitsuskampaaniatest, mis tegelikult kõik mõjutavad seda, et kuidas me saame oma teenust paremaks ja mida me turvalisuses tegelikult arvestama peame. Et kui siin Andri tõi välja, et meil 50–90% e-kirjadest ei tule üldse läbi, siis see on ka üks asi, kus näiteks õngitsusi hästi tugevalt saab kinni võtta. Et need ei jõuagi siis kasutajani. Ja kui me räägime nüüd ATK2 teenusest, siis paroolivabadus, sellest natuke ka hommikul Ergo peatus, ehk siis kui sul salasõna ei ole, siis seda ei saa sult ka varastada. See BitLocker ID-kaardi ja Windows Hello võimalus tekitab selle, et ma ei propageeri arvutit ära kaotama, aga et kui see ikkagi juhtub, siis tegelikult ei ole nii lihtne seda ikkagi kasutusse võtta. Ja kogu siis see single sign-on peaks liikuma ikkagi selles suunas, et see lõppkasutaja ei pea nii palju paroole meeles pidama. Jah, siin on veel riigina tervikuna palju teha, aga me liigume sinna suunas.
E-kirjade rangemast kontrollist on juba korduvalt juttu olnud. See on tõesti see üks koht, kus nii nagu ka täna hommikul juttu tuli, et peamine ründevektor on ikkagi õngitsus, siis see on see koht, kus me ei saa seda vabaks lasta, et kohati on asutustelt tulnud tagasiside, et miks teil nii range on. See on see mingisugune koht, kus me ikkagi ootame, et see teine pool seadistab oma e-kirja postkasti õigesti. Ja tänu sellele on meil väiksem ka tõenäosus erinevateks siis olukordadeks, mis rahvusvaheliselt võib-olla on juba olnud. Failide jagamine OneDrive'i kaudu ei saa, SharePointis on oma konkreetne koht selleks, kuidas teha, mis tähendab, et tegelikult ju saab faile jagada, jah, see ei ole võib-olla nii mugav kui, ma ei tea, Google Docsi jagamine. Aga väliste osapooltega saab jagada lihtsalt vastavalt teatud valiku alusel, mis natuke annab meile ka rohkem võimalust siis seda kontrollida, et vähendada turvariske. Ja turvaline printimine, et sellest juba ka Andri natuke rääkis, et sul ei saa tekkida olukord, et sa prindid midagi välja ja need andmed ununevad ja jäävad kuskile printeri juurde vedelema. Ehk sa tegelikult saad selle kätte siis, kui sa oled selle printeri juures. Turvalisus ja kasutajakogemus, et eks see olegi pidev tasakaal otsimine, et positiivse poole pealt jah, see dokumendi ühisloome on hästi tugevalt see, mis on kiidetud. Teamsis saab vestelda erinevate asutustega, kes ei ole ka veel meie teenusel isegi, et see tegelikult annab sellele riigile sellise ühise infovahetuse paremaks teha. Kalendrite nähtavus, et varem oli pidevalt see, et mõlemad osapooled peavad näitama, et lubama siis kalendreid näidata, et see on hästi väärtusena välja toodud. Paroolita Wi-Fi's natuke juba räägiti, ehk ma ei pea mõtlema, et ma lähen nüüd SA1, et mis parool seal on, see toimib mulle juba taustal niikuinii. Hübriidkoosolekuid, ma ei tea, kui palju teil on, aga sealt Teams Room ekraanilt sellega ühe klikiga liituda, see on küll väga mugav. Windows Hellot on hästi palju kiidetud, et jah, seal on teinekord võib-olla mingid stabiilsusküsimused, et ta alati ei loe seda sõrmejälgi, tasub võib-olla mitu sõrmejälgi seadistada, aga tegelikult see on üks asi, mida on tagasiside positiivselt antud. Ruumide broneerimine ja me oleme erinevaid tegevusi teinud ka, mis alguses me oleme võib-olla rangemalt kinni pannud, aga kui tuleb lõppkasutajate tagasiside ja me vaatame sellele otsa, et okei, tuleme vastu, siis üks näide on see, et alguses läks arvuti kohe lukustamisel talveune režiimi ja selle siis äratamine nii-öelda võttis rohkem aega. Et kui koosoleku vahel liigud, siis võttis ta oma aja ära. Tegime ringi, kuulasime kasutajaid. Ehk selliseid tegevusi me tegelikult otsime kogu aeg juurde. Aga teistpidi on ka kohti, kus me piirame rohkem, kus võib-olla enne oli avatum. Ehk näiteks see e-kirja tagasi kutsumine on nüüd üks viimane asi, kus nüüd sa saad tagasi kutsuda kuni 72 tunni jooksul, kui see konkreetne adressaat ei ole lugenud veel e-kirja. Kui üks on ja teine ei ole, siis teiselt saab postkastist tagasi võtta, aga kes on juba lugenud seda, sellelt tagasi võtta ei saa, enne sai, mis tekitas natuke segadust. Natuke tuli tagasisidet, et kuulge, miks ma pean Teamsis lubama väliseid osapooli koosolekule. Ja see on natuke see, et kas sa omad kontrolli selle üle, kes sul seal koosolekul on. Jah, mingitel koosolekutel, kus on palju osalejaid, võib-olla see on ebamugav, aga samas see annab meile seda poolt juurde, et ikkagi me kontrollime, kellele me mis infot jagame. Failide jagamisest natuke rääkisime, et jah, tõesti ta on veidi ebamugav, sest ta on natuke vajab harjumist, aga ta on tehtav. Osad tahavad SharePointi faile sünkida arvutisse, siis ka esimene kord seda juhendi järgi teha võib-olla on selline, tundub keeruline. Iseenesest mina seda otseselt ei propageeri, pigem on ikkagi sul pilves viimased versioonid kogu aeg olemas, aga kellel on vaja tööalaselt, siis seda saab ju teha, ta ei ole nii mugav, kui võiks. Ja üks, millest on juba palju räägitud, on ka see, et me tõesti oma kesksele tenantile ei luba asutuste või IT-majade arenduspartnereid. Ehk kui nad mingisuguseid äriteenuseid tahavad teha, siis siia me ei luba. Et see on kasutajamugavuse vaates üks koht, mida me koos püüame lahendada, aga tõesti meil on mingisugused piirid, millest me allapoole minna ei saa.
mis enam levinud teemad siis veel on olnud, mis ATK2 kohta tuleb, et osadest me rääkisime. PIN-idest, ühistööpiirangust, e-kirjast rääkisime. No see on üks pidev dialoog selle üle, et kas isiklikust seadmest peaks saama näha e-kirja, kalendreid ja Teamsi. Täna me liigume ikkagi, nii arvuti kui nutiseade. Täna me ikkagi liigume selle suunaga, et ATK2-s me pigem ei luba isiklikust arvutist vaadata. Ja tõesti nutiseadmete vaatest on hetkel ainult Apple ja Samsung, viimased versioonid. Aga see on kõik selle jaoks, et me peame tervikuna tagama riigi andmete turvalisuse. Oleme saanud tagasisidet ka sellega, miks me neid tarkvarasid ei luba kõike, mida kasutajad soovivad. Me teeme päris palju tegevusi seal sellega, et see tarkvara me kontrollime enne üle, kas me üldse saame lubada teda ATK2-le. Ja eraldi küsimus on taakvarad, mis äriprotsessiliselt täna asutusel on vaja. Me püüame koos leida lahendusi, aga ATK2 me suure tõenäosusega neid ei luba. Lihtsalt nii on. Ja pigem peaks mõtlema selle peale, et kui ta täna juba on taakvara, siis mis selle äriprotsessi plaan tuleviku vaatest on. Ja loomulikult on tulnud ka tagasisidet, et me nii palju uuendusi teeme. Nii arvutis kui telefonis. Ma olen saanud ka tagasisidet, et oi, ma ei julge oma telefonis seda uuendust teha, see lükkab mul pärast, ma ei tea, kujunduse või disaini täitsa teistsuguseks. Inimlik. Aga millest ka hommikul natuke juba peatuti ja mida ka minu statistika näitab, on see, et kui me varem rääkisime, et on aega kuude kaupa midagi parandada, siis nüüd me ei räägi isegi mitte nädalatest enam. Ja selle mütosega me tegelikult räägime võib-olla isegi mitte tundidest. Kasutajate tagasiside on ühest küljest see, kus meil on kindlasti kohti juurde teha. Teisest küljest tore on saada ka tagasisidet, et ikkagi päris hea on, kui mingid asja on tagatud. Ma annan sulle nüüd üle. Jah, et kõik ei ole ainult negatiivne tagasiside, et vahest inimesed tulevad ja ütlevad, et kuule, päriselt oligi äge, et ma näen, kui inimene online'is on, ma saan talle kirjutada või vastupidi, et tuleb teada, et ta on eemal, siis ma ei hakka talle isegi kirjutama näiteks. Osadele asutustele on see ikkagi uus, et igalt poolt saab ligi, et mõnikord oli mõnel asutusel ka piirangud, et pidigi kontoris tööd tegema ja nüüd me oleme avardanud nende maailma. Et kui mõned ütlevad, et ei ole halb, et kodust ei saa teha, siis teised ütlevad vastupidi, et nüüd ma saan arvuti koju võtta ja kodus tööd teha. Ja vahetasin ise ka hiljuti arvutit, et tegelikult arvuti vahetus võttis ikkagi alla tunni aja, et olid üksikud asjad, mis andmed ma ei saanud kaasa. Põhimõtteliselt kõik, mis mul oli, tuli üle, logisin lihtsalt uude arvutisse ja enamus asju toimis. Et loomulikult, kui teil on mingid asjad, mis teil puudu jäävad, andke teada, saame protsessi üle vaadata, aga asi läheb tegelikult järjest paremaks. Ja see väline SharePoint ka, et kui mõned olid nagu harjunud juba tegema, siis tegelikult väga paljude asutuste jaoks oli see esmakordne võimalus hakata nüüd faile jagama. Et kes oli varem võib-olla kontorit jaganud, seal olid oma vead, et sa pidid alati uue kasutaja sinna saama näiteks. Kes oli harjunud üle e-maili ja üle Gmaili või Google Drive'i saatma. Et nüüd neil on päriselt see võimalus, kust siis SharePointist ka jagada asja. Ja Windows'il logo ka, et see on tegelikult ju selline kompromiss turvalisuse ja mugavuse vahel. Et ühelt poolt on seotud ainult selle arvutiga, et te ei saa küll teise arvutisse sellega logida. Küll aga see on nagu ühekordselt hea mugav selles samas seadmes teha gaas lahti ja sisse logida. Ja loomulikult see pidev parendamine käib seal taustal, et mis on meie selline uuem asi on nüüd RIT-portaal. Täna on ta sellise natuke piiratud skoobiga veel, sealt saab kätte meie juhendid ja põhiinfoteenuste kohta, et mis on arvutitöökoha teenus ja millised näiteks pilveteenuste usaldusväärsuse analüüsid. Sinna juurde kindlasti hakkab tulema rohkem infot, ehk siis nii töötajale kui ka asutusele, et töötaja hakkab enda kohta infot nägema, asutus hakkab näiteks oma töötajate litsentside varade kohta infot nägema. Ei pea enam käima mitmete portaalide vahel, vaid see info tuuakse kokku. Et see on nüüd selline pidev arendusprotsess, mis RIT-portaalil hakkab käima. Ja kindlasti teid teavitatakse, kui seal jälle mingi uusi funktsioone tuleb. Plaanis on ka vestlusrobot,
et saate küsida, ärge siis kohe hakake seda breikima seal, et proovige kõigepealt neid küsimusi küsida, mis seal juhendites kirjas on. Aga eks me loodame, et tegelikult kui inimene küsib sellise küsimuse, et kust ma leian juhendi kas või Samsungi ühendamiseks, siis tegelikult see robot võiks sellised lihtsamad küsimused ära vastata. Et ei pea alati ootama seal IT-abi telefoni järjekorras või tegema pöördumise ja siis ootama näiteks 6 tundi vastust sellele. Ja igasugu mõtted on teretulnud, et kui te tahate mingeid iseteenindusfunktsioone, siis RIT portaal on see, kuhu me neid arendame. Meil on väga tore projektijuht Liisbet, kes võtab need kõik endale sisse, analüüsib läbi, paneb sinna arendusplaani. Ja meie ootus on loomulikult see, et te saaks oma töö kiiremini tehtud, te saaks selle info kiiremini kätte, kuidas ka meie teenus töötab. Siin olete käinud äkki vaatamas, Maci teenus hakkab vaikselt valmis saama. Seal on ka jälle muidugi kompromiss kasutaja mugavuse ja turvalisuse vahel. Et kes on harjunud igapäevaselt Apple ID-d kasutama, siis see on võib-olla natuke ebamugavam seal teenuses. Samast on nüüd samaväärne siis selle Windowsi tööjaamaga. Kes tahab proovida, siis Johanna ja näitavad seal. Ja see nii-öelda Zero Touchist on siin ka täna juba korra räägitud, et selline esmane seadistamine võiks minna intuitiivsemaks ja paremaks. Et täna ka, kui me migreerime, meil on lehekülgede kaupa juhendeid. Kahjuks see Windowsi maailm on selline, et Microsoft ei ole ka väga palju ise teinud selleks, et need asjad oleks mugavad. Et kui võtta siin Macid ja muud asjad, siis kindlasti see käib tegelikult palju lihtsamalt. Aga me saame seal ise ka kindlasti paremaks. Kasutajakogemusega ka, ei saa öelda, et 5+, kindlasti teil igal ühel on mõni asi öelda, et küll ei saanud liinile või küll infoturve ei lubanud midagi. Aga mõtleme sellele, et selle iga turvanõude taga ongi võib-olla ei ole võib-olla turvanõue, vaid on hoopis halduskeerukus. Et teile võib tunduda lihtne, et mis see üks tarkvara siis ära ei ole, aga meil on 9000 kasutajat. Kui 9000 kasutajat kõik ühe tarkvara küsivad, see on päris suur hulk. Vaatasime eelmine nädal statistikat, meil on täna 560 tarkvara lubatud, võrreldes sellega, kui 3 aastat tagasi oli 5000. Ja kõik selle haldus, uuendamine, nende vigade leidmine, asjad, millega inimesed pöörduvad, lihtsalt võtab ka hästi palju IT-abi aega. Ja mida universaalsemad, standardsemad on tööriistad, seda paremini me saame tegelikult seda teenust pakkuda. Kindlasti on hulk asju, mida me pole jõudnud teha. Ka Microsoftil endal seal pilves on kümneid ja kümneid erinevaid lisavidinaid, mida kliendid sageli küsivad. Kahjuks me lihtsalt ei jõua nendesse sisse vaadata. Ka seal on omad andmekaitse tingimused. Tihti uued teenused, mis tulevad Microsoftil, on esialgu ainult näiteks USA regioonis, ehk siin nad ei vasta GDPR-i nõuetele. Need asjad tuleb lihtsalt korra üle vaadata ja vaadata ka seda, et mis seal taustal veel lisaks tuleb teha. Alati on küsimus eelarves, et kui te küsite midagi väga spetsiifilist ja see on seotud kellegi tööga, litsentsidega, mingite kuludega, siis meie eelarve, mida meie ministeerium meile annab, on standardteenuse pakkumiseks. Ehk siis kõik sellised lahendused me ootame, et te tulete siis ka oma rahakotiga, et me saame teile öelda, et see asi maksab nii palju ja siis me saame selle ära teha. Teinekord ka mõistlikkus. Et mis on need mõistlikud asjad, mida me lõpuks teeme, et kui siin räägiti ka taakvarast, et mitu versiooni tagasi me siis tagame, et see asi jätkuvalt veel turvaline oleks, et kui ikkagi tootja juba ütleb, et kuule, et siia me enam uuendusi ei paku, siis ega meie ei saa ka seda tegelikult enam pikendada, et me peame need asjad lihtsalt välja arvama sellest teenusest. Ja mis veel? See on see koht, kus teil on võimalik kaasa rääkida, küsimusi küsida Slido kaudu. Ja võib-olla selle lõpetuseks, et siin on või, aga tegelikult äkki saab ka sinna ja kirjutada, et äkki on mõlemat, et me käime siin nende vahel. Nüüd ma vajutasin liiga palju. Aitäh. Ja suurepärane, suur aitäh ettekande eest. Ja tõesti, küsimusi saab küsida Slido keskkonna kaudu ja küsimusi on ka päris palju juba laekunud, nii et vaadake sinna otsa, küsige ise ja pange
pöial neile, mida te arvate, et võiks kindlasti siit kosta, sest kõiki me ilmselt ei pruugi jõuda. Aga ma alustan algusest ja siin tegelikult liidan natukene kokku ka siin allpool olnud ühe küsimusega, et no esiteks võib-olla korraks ikkagi seletada veel võhikule ära, et mis see paroolivabadus ikkagi on, aga sellest edasi, et Euroopa Komisjon on väga konkreetsel seisukohal paroolide kasutamise osas, et kas te olete teadlik, millisel seisukohal Euroopa Komisjon on ja kas te ka seda arvestate? Mina Euroopa Komisjonist ei tea. Ma jään ka kohe vastuse võlgu, aga meie jaoks parool tähendab seda, või paroolivabadus, et see konto, millega teil täna Microsofti pilves konto tehtud, selle parooli ükski kasutaja tegelikult ei tea. Need paroolid, mis te kasutate, BitLockeri PIN, tegelikult see ei ole selles mõttes parool, ta on nagu PIN ikkagi, mis on ainult selle seadme põhine ja teie kontot kui sellist ei ole võimalik nende PIN-idega üle võtta. Ehk siis kasutaja parool kui selline tegelikult ikkagi puudub selle kasutajakontol. Aga seda, et kas see on selles turvalisustasemel Euroopa tasandil nagu kuidagi soodustatud või selles osas jääme praegu vastuse võlgu? Ma arvan, et on turvalisem. Et on turvalisem veel, et me oleme jälle viielised, jah? Väga hea. Kas privaatsuskile käib ATK2 turbe baashügieeni sisse ja peaks sisalduma ka komplektis? Ta sisaldub selles mõttes komplektis, et me oleme arvestanud kõikidele lõppkasutajatele, küll aga kuna me oleme saanud tagasisidet, et kõik ei taha seda filtrit või sülearvutikotti, siis me väljastame taotluse peale. Lihtsalt sellepärast, et kui see jääb sahtlisse vedelema, siis see ei ole riigimehelik. Ja, mis riskid on sellel, et oleme kõik ühisel tenantil? Sellel on plussid-miinused. Plussidest Andre hästi palju rääkis. Räägib miinustest. Jah, see kasutaja kogemus on lõpuks seal peal see, mis ühises ruumis olles meil kõige parem on. Jah, seal on omad riskid, millega me praegu arvestame ja tänu sellele me ei saagi miinimumnõuetest allapoole minna. Tahad sa midagi kommenteerida juurde? Kuidas te tagate, et piiratud dokumendid läbi e-posti ei jõuaks pilve? Ma loodan, et siin ei räägite riigisaladuse ma just mõtlesin, et neid ei peaks nagu nii olema seal meie arvuti töökohas, et ärge neid sinna pange. Kes tõstab käe püsti. Ma kontrollisin paar kuud tagasi, ei olnud ühtegi. Aga kui keegi on vahepeal pand, siis tõstke käsi julgelt ja anname teada õigetele asutustele. Mis on piiratud, et kui me tuleme aste allapoole sinna AK tasemele, et täna me oleme põhimõtteliselt ikkagi riigis juba aktsepteerinud seda, et asutuseks kasutamiseks teave on pilves. Ehk siis ka meie teenusel on riigikantseleid, enamus ministeeriume, kohtud, prokuratuurid, kõik see on aktsepteeritud ja ma arvan, et siin ei ole enam võimalik olla nagu pilvevaba, et isegi kui siin Kaitseministeerium vahest mõtleb, et nad ei pane asju pilve, siis nii kui riigikantseleile see saata, siis see on ikka pilves, et ei ole mõtet ennast nagu enam petta sellega. Aga tõesti, riigisaladust veel ei saa pilve panna, küll aga meil on projekt, kui NATO nüüd kiidab heaks ka piiratud taseme riigisaladuse pilve paneku, siis me sinna suunas vaatame. Nii et miski ei ole võimatu. Et siis võib hakata riigisaladust, mitte ei pea pimedasse tuppa minema kuskile lugema mingid materjale. Pimedasse tuppa peab ikka, aga lihtsalt on mugavam. Väga hea. Ja vaatame, siin on veel küsimusi. See juba oli. Kas ainult, ikka turvalisuse küsimus, et kas ainult ühe biomeetrilise kihina autentimine arvutisse on turvaline? Tänase riskihinnangu järgi on. Sest see on ainult selle ühe arvuti raames. Kasutaja enda ülesanne on ka see, et anda näiteks teada, kui see arvuti ära varastatakse, et me saame muud tegevused teha. Aga täna see ongi aktsepteeritud risk, et see üks kiht on seal piisav selle jaoks. Miks see ATK 3.0 on loomisel, et mis on siis selle 2 ja 3 vahe erinevused? No esiteks, ma arvan, et riigipilvel võiks olla 3.0 ja 4.0, et miks siis mitte ka ATK teenusel, aga siin on erinevaid mõtteid olnud, et võib-olla teeme ainult Linuxi põhise ATK 3.0, suveräänsus ikkagi, või siis tuleb veel mõni parem teenusepakkuja, et meil ei ole ju tegelikult sellist kindlat visiooni, et me peame kõik tehnoloogia välja vahetama. Küll aga me peaks olema valmis selleks, et kui midagi päriselt juhtub, siis meil on olemas vähemalt need ideed, kuhu suunas liikuda nende asjadega. Ja see 3.0 ongi selline prototüüp tegelikult, millega edasi liikuda.
Millal liituvad kõik teised IT-majad RIT-i ATK platvormiga? Valitsuskabineti otsus augustist on see, et kõik peale jõuministeeriumite ja nende allasutused, ehk siis me ei räägi siin SMIT-ist praegu, aga ajaraam on siis hiljemalt järgmise aasta jooksul. IT-majadega jah, meil on siin jälle vaja natuke ühte profiili täiendada, et see võimaldaks tööd teha, aga meil on juba IT-majad ja järjest võtame juurde. Mis see ikkagi tähendab neile, kes nüüd nagu liituvad konkreetselt füüsiliselt nendele töötajatele? Töötajatele siis sa mõtled Asutustes, kes seal on? IT-majade arvutitöökohta hakkame meie osutama, aga nemad teevad oma igapäevatööd edasi. Lihtsalt me peame leidma selle ühise lahenduse, et me ei piira neil liiga palju või siis mingis kohas jälle piirame, kus on vaja. Kuidas on tagatud klientide eraldatus? Väga hästi, aitäh küsimust. Oleneb, kuidas kliente eraldada, et kui me tulebki nagu teenuse komponentide kaupa vaadata, et ilmselgelt e-postkast igal kasutajal ongi eraldi, seal ei ole ka seda, et asutus näeb midagi või mitte. SharePointi kihis asutus saab täpselt öelda, milliseid saite ta soovib, milliste õigustega, igaüks saab täpselt juhtida nii nagu on. Täna me näeme tegelikult pigem seda, et just tahetakse rohkem ühistööd, et need saidid oleksid ühiskasutatavad mitme ministeeriumi, mitme asutuse vahel. Teams samamoodi tegelikult, igaüks on ju omaette. OneDrive omaette. Jah, omaette, et tegelikult need on juba teenusepakkujad poolt tehtud ja meie omalt poolt siis oma lisateenustega tagame seda võimalikult palju samamoodi. Ja kui siin on räägitud ka sellest Copilotist ja AI-st, sest AI ja Copilot konkreetselt ju jälgib ka täpselt neid õigusi, millest teie toimite. Ehk siis see ei ole niimoodi, et ta läheb nüüd kuhugi personalikausta surfama, kuhu teil tegelikult õigust ei ole. Et loomulikult vahest võib sealt AI anda mingeid vastuseid, mis tundub, et ma näen nagu liiga palju, aga siis te näete neid asju juba täna liiga palju, see ei ole enam AI mure. Tegelikult see liides on kõik täpselt see sama. No millised on lisaks Windows Hello siis arvutisse logimiseks võimalused offline keskkonnas ja kas on näha siis ka mingid ajafaktorid, millal arvuti tahab RIT-i võrku näha, et kui kaua võib teha kodutööd ilma, et võrku minna, et see tekiks probleem? Kõik need lennuki asjad ja saab ära teha. Et ma arvan, et umbes 30 päeva on see aeg, kus ta siis välja kukub, et vist on natuke rohkem 35. Et kui te pikale puhkusele lähete, siis pange korra vahepeal tööle, et siis ei kuku välja. No siin tuleb pigem see kasutajakogemuse küsimus ja ühistöö küsimus, et kui ma teen faili ainult ise kasutan, siis on okei 30 päeva või 10 päeva või mis iganes. Aga kui ma tegelikult ootan, et Andri ka sinna faili panustaks, siis meil tekib juba 2 versiooni, kui minu oma on offline'is. Et siin on pigem need küsimused tulevad ka juurde. No, siit haagib, et millal on võimalik ATK2 arvuti töökoha kasutust ükskõik kus maailma nurgas? Mitte kunagi. Et need riskiriigid me oleme täna ikkagi välistanud. Võite minna Kaitsepolitsei lehele vaadata, mis need riskiriigid on. Ja eks me täna ka mõtleme, et mis on need riskid nendes teistes riikides. Et siin on räägitud, et Gruusia käis läbi, et tegelikult on ju juba ohtlik natuke riik, võib-olla peaks ka sinna nimekirja kuuluma. Serbia on natuke võib-olla selline kahtlasem riik, et tegelikult iga asutus peab ka oma riskihinnangu tegema, et kas tema inimene üldse peaks sinna minema ka isiklikus mõttes, mitte ainult ka tööalases mõttes. Kuidas RIT kaitseb klientide andmeid USA jurisdikatsiooni eest, et Microsofti kohustus jagada siis vastava nõude saamisel andmeid USA riigiasutustega näiteks? Me usaldame oma teenusepakkujat. Aga kuidas te kaitsete ikkagi? Me usaldame seda, mida nad ütlevad, et ega meil ei ole võimalus minna Washingtoni kontrollima, kas nüüd meie andmed on sinna kopeeritud või mitte. Aga meil käib hästi tihe suhtlus Microsoftiga, et ma arvan, see on natuke nende enda maine küsimus ka, et kui nad meile vaatavad silma ja ütlevad, et ei, Euroopa pinnal, Euroopast välja ei lähe ja tegelikult see välja tuleb. Jah, alati see risk on olemas. Ja Eesti on siinkohas kindlasti ka liiga väike, et omada mingit tugevat hooba, et siin peab Euroopa Liit olema ikkagi see, kes seda tervikuna vaatab ja meie oleme üks osa sellest, et lihtsalt ühine jõud peab olema see, mis neid kangutab. Miks riigisaladust ei tohi ikkagi panna Microsofti pilve? Riigisaladusest me küll juba rääkisime, aga miks seda ei tohi?
veel ei tohi, sest nõuded pole täidetud, aga nagu ma ütlesin, siis NATO-s täna vestlused käivad ja praegult on lubatud, et septembriks võib panna piiratud riigisaladust ja neil on täitsa roadmap'is olemas, et äkki aastal 2028 saab ka päris saladust panna, nii et töö selle nimel käib. Kui hästi on tegelikult kasutajad kursis ATK2 võimalustega, et sageli jääb mulje, et uued funktsionaalsused ei jõua kasutajateni, et võetakse küll üle, aga kasutatakse sellist baasteadmist selle juures. Siin on hea koht võib-olla reklaamiminutiteks, et RIT on teinud hanke siis ka PCS-iga, kes on meie Microsofti koolituspartner. Nende kaudu saab iga asutus tellida näiteks endale koolitusi juurde ja nad juba teavad, mis ATK2-s on lubatud ja mis mitte. Aga kindlasti tänases selles pilvemaailmas, kus neid võimalusi ja funktsionaalsusi tuleb rutem, kui järjel jõuab olla, siis see on üks koht, mis on vaja asutuse tasemel mõelda ja inimese enda tasemel mõelda, et kuidas ma ennast kursis hoian, mida ma katsetan, kus ma seda infot saan, et Digiriigi Akadeemias on mingisugused videod juba üleval ja seesama koolituspartner. Ja eks see ongi praegu hästi katsetamise maailm ka, et kes mida tahab ja vajab. Ja me teeme ka kliendivõrgustiku kohtumisi, kus me jagame tegelikult, et kes mida on huvitavat avastanud. No siin tulevad mõned küsimused tulevad viitega tagasi eelmisele küsimusele, sest siit saalist tuleb hea jätkuküsimus või veebi vahendusel. Igatahes USA selle jurisdiktsiooni teemadel, et kas seda riski on RIT oma klientidele ka selgesõnaliselt välja kommunikeerinud, et milline see risk on? Millist kommunikatsiooni te ootate? Et teenustingimustes on see kirjas, oleme teinud pilveriski analüüsid, need on kättesaadavaks tehtud. Oleme rääkinud ka nendes formaatides, et ma arvan, et see kommunikatsioon on piisav olnud, et võib-olla lihtsalt kõik ei sattu õigel kohal õigel ajal õigesse kohta, et seda kuulda. Ja võtan viimase küsimuse, sest aeg surub peale. Ka uuenduste puhul, kas on tulemas ka eelteated, et ei oleks üllatus, kui arvuti sisse logimine on 30 minutit ja 3 korda küsib BitLockerit. Selline klassikaline probleem, ükskõik kus hakkavad jälle mingid uuendused, et see kestab ei tea kui kaua. Ja kindlasti me sellega tegeleme, et kus vähegi on võimalik anda kasutajale see aeg, et ta saab seda edasi lükata. Alati see ei ole võimalik, ehk siis see oleneb ka sellest uuenduse kriitilisusest. Aga jah, me oleme seda tagasisidet saanud, et me liiga tugevalt võib-olla kohati surume peale. Samas mõnes kohas võib-olla on ka see, et kasutaja on saanud juba midagi edasi lükata ja nüüd see viimane hetk ongi käes. Et see sama, mis ka vahepeal võib-olla see Mythosest juttu tuli, me ei saa oodata. Me tegelikult peame need uuendused ära tegema. Jah, me peame otsima seda võimalikult vähe mõjutatud aega siis riigitööle. Kairi ja Andri, suur aitäh teile! Aplaus! Aitäh!